Tervitan sind siin Kaioja Consultingu Facebooki lehel ja täna siis toimub küsimused ja vastused teine osa. Tuletan sulle meelde, et need küsimused ja vastused tulenevad siis 2 nädalat tagasi toimunud tasuta veebiseminarilt, kes sinna ennast siis kirja pani, sai esitada küsimuse, et kuidas siis rikkus algab meie mõtetest. Ja eelmisel nädalal, ma ütlen teile kohe täpse kuupäeva, 9. oktoobril olin ma siinsamas otse-eetris ja vastasin siis 51 küsimusest 26-le ja täna siis läheme sealt edasi. Osad küsimused on ka sarnased, mis siis tookord olid, aga ma arvan, et sellised küsimused-vastused on üks kõige ägedam formaat tegelikult kuulda teise inimese mõtteid, teise inimese kogemusi. Nii et kes sa siia kas otse tuled kuulama või oled järgi kuulamas, siis oled väga oodatud selle sama video alla jagama oma mõtteid nendele samadele küsimustele, oma kogemust. Sest kui minu teadlikkuses ja minu maailmas on mingi asi kuidagi ühtemoodi, on kuidagi mingil kindlal viisil, siis ma vahel ei pruugigi, siis ma arvan, või inimesed väga palju arvavad, et nagu kõigil on see nii, et kõik arvavad seda. Aga kui me nagu jagame enda kogemusi ja mõtteid, siis me näeme teisi vaatenurki, nii et me saame teineteist päris palju aidata. Ma teen korra väikse kontrolli, et kuidas siin lehel mind on kosta ja kuulda. Ja kes oled siin vaatamas, võid öelda ka tere, et kust sina oled vaatamas ja kuulamas. Ja sa oled oodatud ka ükskõik mis ajal on ju sa siia tuled, võib-olla siis aega, et seda tuletan ka meelde, siia samasse postitama küsimuse. Sest eelmine kord, kui ma siin rääkisin, siis tuli üks küsimus ka selle sama video alla, siis ma kõigepealt vastasin nendele küsimustele, mis mul varem oli esitatud ja siis ma võtsin selle küsimuse siit ka käsile. Niimoodi, aga läheme siis teele. Võib-olla sa oled vaatamas mind minu isiklikul lehel, ma jagasin sinna ka selle video, et seal on justkui võib-olla näitab inimestele varem, et olen siin otse-eetris. Aga täna ma siis, ma panen veel selle video endal siia ette, et võib-olla mul siia ei jookse need küsimused, siis ma näen neid siin. Nii. Veel kord siis alustuseks soovin ma jagada sinuga mõtteid tänasest päevast ja oma tänast päeva. Tänane esmaspäev, 13. oktoober. Käimas on minu selline sünnipäeva nädal, sest et juba järgmisel esmaspäeval on minu sünnipäev ja seekord ma siis otsustasin oma sünnipäeval alustada minu enda loodud täiesti uhiuue kursusega Tõeline mina loob tõelise rikkuse. Sellest ma räägin siin natukene lõpupoole, aga miks ma selle jutuks toon, et kuna siin Balil olevas Green Schoolis on sellel nädalal koolivaheaeg, siis on ka minul natuke teistsugune nädal. Ja me otsustasime täna koos oma pojaga minna sellisesse kohta linna, kuurortlinna nagu Sanur, kes on Balil käinud, siis teab. Ja täna me avastasime, et ta meenutab nagu natukene Pärnut, et on selline rahulik ookean, ei ole väga suured lained on kuskil nagu tagapool, muidugi vesi oli väga-väga soe. Me istusime algul ühes kohvikus seal, värskendasime ennast pärast pikemat jalutuskäiku, tegime sellise pikema jalutuskäigu seal promenaadil. Ja ennem siis, kui me leidsime sellise mõnusa vaiksema koha, kus ei olnud nii palju turiste ja ma kogesin seda, et kui ma tulin sealt tualetist ja meiega oli üks sõbranna ka kaasas ja
läksin tagasi meie kohale ja vaatan selja tagant, kuidas Felix seal istub ja mõnus toit on ees ja mu sõbrannal on toit ees ja mind ootab mõnus arbuusisalat ja jäämatša latte ja korraks peatusin, et teha nagu mentaalne foto sellest ja mõelda, et nagu, kas see ongi nüüd minu elu. Et Felix ennem ütles seda lause, et nojah, parem igal juhul kui Viljandis. Ja asi pole selles, et midagi peab võistlema, et kuskil on parem või halvem, aga see on olnud nii pikalt minu unistus, et ma veedan suve Eestis, kus on Eesti suved on imelised, pikad valged õhtud, piisavalt soe, värske õhk, vähe inimesi, imeline loodus, nagu ma tean, et järjest rohkem inimesi seda ka märkab ja ei võta enam iseenesest mõistetavalt. Ja siis talvel, kui juba sügisel, kui Eestis hakkab minema pimedaks ja mul ei ole ka selle vastu midagi, et on sügis, ma armastan sügist. Aga et olla sellises kohas, kus on soe, kus päike paistab, mõnus õhk, hästi värske ja hea toit. Ja mul on nagu, et ma pean ennast näpistama, et saada aru, et see ei ole uni, see on minu päris elu. Ja miks ma seda jagan, on see, et ma soovin küsida, et mis on sinu unistus, mida sa oled pikalt mõelnud ja sa oled võib-olla edasi lükanud, sest lapsed on väiksed, sest raha ei ole, sest kaaslane ei toeta, sest töö juurest ei saa ära. Et kui palju neid välja mõeldud vabandusi meil tegelikult on. Ja ma väga loodan, et ka selline minu elustiili jagamine inspireerib sind, sest ikka ja jälle ma arvan, et taaskord siin baalil olles ma saan iga nädal kas ühe e-maili, kas ühe sõnumi, kus mulle kirjutatakse aitäh Kai sulle sellest, mida sa teed, aitäh, et seda kursust tegid, tead, ma tegin selle kursuse aasta aega tagasi, siis ma julgesin selle sammu astuda. Nii et see ongi see, miks ma seda teen, et ma ise kogesin, kui väga, siin on mingid teised hääled, et kui väga mind on mõtteviisi muutus ja südame järgi elamine ja arusaamine, et kui palju me tegelikult käime kogu aeg ringi ratast, korrates samu mustreid, et kui palju see mustrite muutmine ja päriselt iseendasse uskuma hakkamine on mu elu muutnud ja kui inimesed hakkasid mult küsima, et Kai, et mis nagu toimub, et sa tulid sealt seminarilt tagasi, aga su energia on nagu ikka hea ja midagi on su elus muutunud, siis ma sain aru, et aga ma saan inimestele rääkida, mida ma olen teinud ja kui mina sain seda teha, siis saavad tegelikult teised ka teha, sest et ma olen siiamaani tavaline naine pärit väikesest Alevist nimega Vändra 4-lapselisest perest, kus meil kunagi ei olnud väga palju raha, aga piisavalt, et ma saaks minna laia maailma. Oli küll vanemate suur toetus ja ma olen neile sellest väga tänulik, aga nagu ikka nõukogude ajal sündinud pered, siis meil kõigil on samad uskumused olnud ja ma olen lihtsalt totaalselt teinud teistsuguseid otsuseid. Näiteks täna ma jagasin oma sõbrannale, kui keeruline oli mul kunagi olla fotograafi juures. Ma parema meelega käisin hambaarsti juures, kui läksin fotograafi juurde. Aga kui ma töötasin kruiisijuhina, siis mul oli vaja iga aasta, isegi iga poole aasta tagant seda pilti uuendada, eriti kui ma laevan ju vahetasin, siis jälle uus pilt, värske pilt. Ja see oli tohutu eneseületus minu jaoks. Ja täna ma panen fotograafi juurde aja ja ma ütlen, pool tundi piisab, 40 minutit, et ta vahel sätib seal rohkem taustasid. Ja ma jõuan teha 5 erinevat pilti jälle erinevateks kujundusteks, sest ma olen harjutanud seda tegema. Ja ma sain aru, kui palju on mu elus asju, mida ma olen lähtunud minevikust. Kunagi koer ammustas, ei, nüüd ma kardan koeri. Kunagi ma ei tulnud head pildid, sest ma tundsin ebamugavalt ja ma näiteks ei meeldinud endale, siis nüüd ma rohkem ei lähegi sinna. Et see on nagu täielik mustris ja programmis elamine ja ma saan aidata sul näha sinu programmi, milles sa elad ja veel rohkem, mis on teilt veel parem, aidata sul sellest välja tulla, sest ja see ei ole niimoodi, et tulen Kai Oja kursusele ja krõmps ja olen programmist väljas, see on protsess, kuigi ka see on programm, kui me arvame, et see kaua aega võtab, see on vaja ainult üks otsus teha. Üks minu
tiimiliikmetest on soovinud alati palju reisida ja ta on ütelnud mulle, vau Kai, tegelikult kui lihtne see on teha otsuse, osta pileti ja minna reisile. Mingi ma varem pole käinud, pole julgenud üksi reisida, pole julgenud lapsega kahekesi reisida. Loome peas nii suure õudusesärv võõral maal, loeme peas mõtet, selleks peab nii palju raha olema. Ryanairiga saad minna Pariisi, Rooma 50 euro eest, kui sa oskad endale pileti leida. See peab juba 5 tärni hotellis, sa võid võtta natuke rahulikumalt, on ju. Ehk siis me juba eos nagu nüristame ära selle unistuse, sest me hakkame tooma põhjuseid, miks seda teha ei saa. Ehk siis see lause, et ma ei ole see, mis ma arvan, kes ma olen, vaid ma olen see, kes ma arvan, et ma ei ole. Mida see tähendab? Keegi teeb sulle ettepaneku, et see näiteks suur soov on jagada oma teadmise, sa oled kuidagi saanud hästi heaks milleski ja keegi teeb sulle järsku ettepaneku, kuule tule, mul on 200 inimest saali tulemas. Mis sa ütled esimese asjana? Oletame, sul ei ole sellist esinemiskogemust. Mul ei ole kogemust. Ma ei oska ennast hästi väljendada, ma ei tea, mis selga on. Ehk me toome kohe põhjuseid, miks me ei saa, kes ma ei ole. Ehk siis see on programm meie sees, mis on käivitunud ja seda saab muuta. Ja see piisab ühest ainsast otsusest ja loomulikult tuleb arvestada idanemisperioodiga. Tuletan meelde, kui ostatakse laps, on hea, et ta sünnib 9 kuu pärast ja ma näengi pidevalt inimesi, kes on mu programmides, kursustel osalenud, et see aasta-poolteist, siis nad kirjutavad mulle, Kai, päriselt saad sa aru, see ja see on tehtud. Ja asi pole ainult selles, mille mentor mina olen, vaid üldse, mida inimene ka varem on teinud, mida inimene ka pärast teeb, kuidas ta edasi läheb. Näiteks praegu on mul siseringis 16 naist või on 14, kes siis on, ja siseringi saavad ainult need, kes on olnud mu pikemas mentorluses kunagi, et me läheme edasi rikkaks saamise teaduse raamatuga. Juba eelmine nädal, kui oli meil veebiseminar, see energia, mis seal valitses meil Zoomis, oli nagu fantastiline. Kõigil silmad põlesid peas, kõik näevad, ma olen selles kohas kinni istunud, ma olen seda seal teadnud, et pean tegema, aga pole tegudesse läinud. Ehk siis, kui sina tunned, et sa tead ja sa oled aus enda vastu ja sa näed, et sa ikka ei astu neid samme, siis kirjuta mulle. On võimalus, et ma saan sind aidata ja ma luban, et ma olen sinu vastu aus. Kui ma näen, et see, mida mina pakun, ei saa sind aidata, siis või sulle tuge pakkuda või sulle aidata edasi liikuda, siis ma seda ka ausalt ütlen. Et vähemalt tahaks seda nii arvata. Nii, vaatame, kas keegi on juba siin kommenteerinud mulle. Täiega oled oodatud tere ütlema. Vist keegi ei ole praegu siin midagi öelnud. Keegi võib mulle korraks tere öelda, siis ma näen, kas mul need kommentaarid jooksevad. Läheme siis küsimuste juurde. Kui palju ma ise terviseennetusega igapäevaselt kokku puutun? On selline küsimus esitatud mulle. Ja tuletan siis meelde, need on 2 nädalat tagasi, kui mul oli tasuta veebiseminar, mille ma otsustasin siis kolida Zoomis ja Facebooki, see on üleval, saate vaadata, see toimus 1,5 nädalat tagasi reedesel päeval, väga hea muidugi, kui ma ütlen sulle kuupäeva, ehk siis 3. oktoobril olin ma otse-eetris ja rääkisin meie sees olevatest kõrgematest võimetest, mis sinul on olemas, minul, meil kõigil ja neid saab välja arendada ja kuidas, seda ma rääkisin, soovitan selle üles otsida, selle laivi ja ma siis sinna registreerides said inimesed esitada mulle küsimuse. Kui palju siis ma tegelen ise terviseennetusega igapäevaselt? Kui palju sellega kokku puutun? Isiklikult puutun ma kokku sellega iga päev iseenda jaoks. Ehk siis ma adun seda, mis meie kehades toimub. Võtame naisena seal vanuses, et menopaus tuleb. Ma olen kogenud, kui ma olen nüüd oma menüüd muutnud, oma trenniharjumusi, siis on mul kergem ja lihtsam olla. Ma saan aru, just täna selle fastsiavenituse ajal või lõpus, ma alati sinna toon mingi killukese mõttega sisse ja jagasin, et kuidas kõndimine, ma füüsiliselt olen kogenud, aitab mu suhkrutaset reguleerida.
Me seda nagu teame, aga kui palju me seda kogeme ja siin olles olen seda kogenud, nii et ma tunnen nagu, et see ongi ju ka see terviseennetus. Teistega seotult, kes on mul kursustel, näiteks siinsamas, kui sa oled kuulamas, siis samamoodi, sest et minu arvates meie mõtete puhtusest saab meie tervisel väga palju alguse. Kui ma ikkagi usun, et ma pean elama samamoodi või kõik mul tulevad need geneetilised haigused või asjad, siis ma hakkan neid juba jootama ja sa ütled, et ei, ma ju ei oota, ma tean, et need tulevad, sest mu emal või isal või vanasel vanemal olid, aga ikkagi sa ootad neid, sest sa tead, et need tulevad, siis seda saab ka muuta. Ja nii paljud asjad saavad mõtetest alguse. Loomulikult ka sellest, kuidas me ennast tunneme ja veel on see energiate maailm. Aga me võime seda tööd teha, hingata, tunnetada energiaid, aga siis, kui ma lähen oma pere juurde, oma laste juurde, oma töö juurde ja ma ei oska seal teisiti mõelda, siis ma kukun ikka sinna vanasse, on ju palju tagasi või mul on veel keerulisem seal energiamaailmas toime tulla. Nii et justkui iga päev tegelen terviseennetusega, see tundub nagu nii suur küsimus, aga jätan selle vastamise praegu siia. Mida teha siis, kui kõik teed on tupikus? See on siis järgmine küsimus. See on üks väga hea küsimus, sest ma olen nüüd 6,5 aastat olnud väga regulaarselt mentor. Ma arvan, et ma olen rääkinud kuskil üle 2000 inimesega, teinud üks-ühele kõned. See väga palju, pluss grupid, pluss sellised nagu monoloog, juhendamised, õpetused, teachings on inglise keeles hea sõna. Siis väga paljud inimesed on jõudnud minu juurde, kui nad on hästi tupikus ja tihti me jõuamegi siis enesearengusse, mis on tegelikult siis alguses see eneseabi ja siis ta saab minna arenguks, et me saame päriselt aidata nagu arendada iseennast ja kahjuks me jõuame sinnamaani siin enesearengusse siis, kui meil ongi mingi jama lahti, on ju. Nii et mida siis teha? Esimene asi on, ma arvan, küsida nagu abi. Ja minu juurde jõuavadki inimesed, et mõni ütleb, mul ei ole üldse mingit raha, Kai. Ma ütlen, okei, teeme kõne. Ma aitan siit kuidagigi järje peale. Ja mul on olnud mehed, kes pooleldi nutavad, et Kai, mul on see väike laps seal kodus, mul ei tulnud see äri välja, mul on nagu täiesti jama, mis ma saan teha. Ja siis ma näen aasta pärast, kuidas ta on saanud ennast järje peale. On inimesed, kes on nagu väga haiged, nad on olnud pool aastat haiged ja ma annan selle esimese mõtte neile, et saavad sealt hakata välja ronima. Ehk see esimene asi on kõigepealt uskuda, et see saab mööda minna, et on võimalik ja siis saab tulla see koht, kus me võtame kätte endale kirjutusvahendi ja paneme kirja, et mis on see, kuidas ma sooviksin elada, mida ma sooviksin enda elus kogeda ja näha. Ja kui inimene on nii tupikus, et ta ei näe seda rõõmu, siis ja on vaja antidepressante või need tablette, siis kui on neid vaja, siis on vaja midagi vaja teha. Mina ise isiklikult neid ei ole tarvitanud, aga ma olen näinud kõrvalt, kuidas need aitavad. Sest sul on vaja oma kehale õpetada uuesti, kuidas on rõõmu tundmine, kuidas on elus elamise tunne. Aga tähtis on neid tablette võtta sellise mõttega, et ma harjun ümber, mu keha jälle harjub rõõmu tundma, et ma saan näiteks poole aasta pärast hakata tablette vähemaks või jätma, et saan jälle iseendaga ühendust ja mu keha on harjunud juba paremini ennast tundma. Aga esimene asi on ikkagi otsida abi, kellegagi rääkida ja siis panna kirja. Sest et tõde on see, et kõik on ajutine, kõik möödub, meie elu siin möödub samuti. Suure tõenäosusega võib-olla 50 aasta pärast, ma veel olen siin teie hulgas, ma hästi enam ei usu, mul on pool elu ikkagi elatud. Ja vahel tunnen, et isegi natuke vähem on elada jäänud, kui on elatud. Aga et me kõik teame, et me kõigil on see üks lõpp, me läheme siit kehast välja. Nüüd, mis me seal vahepeal teeme, vaat see ongi see, mida kirja panna. Ehk siis võtame selle helgema viisi, et kui kõik teed on tupikus, et võtta, panna kirja ja palun ära kuhja ennast üle. Vali üks mentor, vali üks raamat, vali üks juhendaja, vali üks kursus ja usalda, et sa sealt saad selle. Ja
hakka enda enesekindlust kasvatama, hakka nägema, mida sa oled teinud, mis sind tõi siia tupikusse, mis kogemuse sa sealt said ja märka, kui rikas sa tegelikult oled, et sa oled need kogemused saanud. Ja siis, kui sa hakkad kirja panema asju, et kuhu sa jõuda tahad, mida sa soovid teha, ei pea minema niimoodi sinisilmselt, et mul on suured pudrumäed ja piimajõed seal kuskil, vaid et sammhaaval, mida ma saan teha täna teisiti, et mul oleks homme parem. Ja vaata üle oma harjumused, võta ennast kokku, aja ennast hommikul voodist välja, mine õue, ükskõik mis ilmaga. Leia endale keegi kõrvale, kelleks seda koos teha ja lihtsalt hakka sealt minema. Üks väike samm korraga. Aga kui sa paned selle suurema visiooni paika, siis see aitab sul sellest hetke tupikust välja saada. Ja kes siin on kuulamas, kui on teil mingeid muid mõtteid, siis olete nagu väga oodatud jagama. Nii, Jaanika, sinu tere ma nüüd siin näen ja väga tore, et kommentaarid jooksevad mulle ja ma kuulen sind, super. Kuulen sind, näen neid kommentaare ja teie kuulate mind. Nii, järgmine küsimus. Kuidas muuta oma sisekõnet toetavamaks? Selleks, et ma ikka tegutseksin oma eesmärkidega ja annaks alla ja oleks enesekindel ja võrdleks end teistega. Väga hea küsimus. Teistega võrdlemine tahab siis hüpata nii või naa. Ja võtab aega, et sellest on ju lahti saada. Aga väga hea küsimus. Kuidas siis muuta oma sisekõnet toetavamaks? Jällegi number 1 asi, hakka märkama, milline su sisekõne on. Milline on need hetked, kus sa natuke ärritud, kus asjad ei lähe nii, nagu sa soovid ja mida sa siis seal ütled endale. Kui sul on keegi hea sõber või laps või elukaaslane, et ta peegeldaks sulle, ta ütleks sulle, et mida sa siis ütled. Sest vahel emotsioon võtab nii üle, et me ise ei märkagi, on ju. Et näiteks, kui lapsed kunagi miskit nagu ei teinud, mida ma neilt ootasin või palusin, siis ma läksin nagu närvi, ütlesin, kas te arvate, et ma olen mingi nõme ema siin, et ma nagu palun ja teen teie jaoks kõik ja te või seda väikest asja teha ja lapsed hakkasid ütlema, et ei, et me ei arva, et sa oled nõme ema. Ma ei ütlegi, et ma olen nõme ema, ütlesid küll, on ju. Ja siis ma hakkasin märkama, et ma ütlesin, et ma arvas, et nemad arvavad, et ma olen nõme ema. Aga kui mina arvan, et nemad arvavad, siis tegelikult see on minu alateadvuse arvamus. Sest nad ei ole mitte kunagi, ei olnud siis ja ei ole praegu mulle öelnud, et ma olen nõme ema. See oli minu ego, mis seda arvas. Ma võtsin seda isiklikult, kui nemad midagi ei teinud, kuigi seal taga oli hoopis mingi nende teema. Ehk siis märka, kui sa ärritud, milline on sinu sisekõne. Hästi hea on autos sõites. Eks kui ma kunagi oli reisil sõbrannaga, rentisime auto, midagi sõitsin kuskilt valesti, nii et ja lollakas. Ta ütleb mulle kõrvalt, Kai, sa ei ole lollakas. Ma nagu, issand, ma kutsusin ennast lollakaks. Ehk kohe hakkasin ennast kuidagi madaldama. Kõigepealt on vaja märgata, siis on soovitav see kirja panna. See ei pruugi väga meeldiv koht olla, sest et endale ausalt tunnistada, et issand, ma arvan endast nii. Aga enne ei saa see muutuda. Ja siis seal samas paberit siin pole, aga võtad paberi, teed pooleks on ju, ühele poole kirjutad praegune sisekõne, võid panna miinusmärgi ja seal võib olla ka midagi head on ju, et seda tasub ka nagu märgata. Ja siis teise poole soovitud sisekõne vaid plussmärgi ja pöörad nagu täitsa mehaaniliselt pööradki selle negatiivse positiivseks. Näiteks kui ma ütlesin, et loll olen, et ma ei oskanud autoga sõita, siis ma arvan, et ma olen väga hea autojuht. Või et nõme ma olen, siis ma arvan, et ma olen tegelikult, mis see nõme vastand on tegelikult tore. Et seda ümber pöörata ja siis seda endale korrutada. Näiteks minu ühed mantrad, mida ma kordasin, ma tegin seda duši all. Duši all üldjuhul me ei kuule mingeid podcast'e, me ei saa millegi muuga tegeleda, telos olla, filmi vaadata. Ja siis me oleme oma mõtetega ja ma hakkasin lihtsalt kordama asju. Ma olen imeline naine. Mulle meeldib olla naine. Mul tuleb naiseks olemine väga hästi välja. Muideks need ma sain Tiina Tiituse teisest raamatust. Sama kordasin emaks olemise kohta ja sama kordasin juhendajaks olemise kohta. Sest kõik siin maailmas on energia. Me toimime sagedustel. Ja see, milline on sinu identiteet, sinu enda kohta, see näitab, mis sagedusel sa toimid. Ja kui sa näed, et ikka asjad ei lähe, sa oled mingis mustris, ikka see raha ei tule, see suhe ei lähe, mingid jamad on töö juures, oled ümbritsetud negatiivsete inimestega, siis see näitab sulle, milline on sul suhtumine iseendasse. Nii et see sisekõne
on nii oluline, nii et aitäh, kes iganes selle küsimuse esitas. Ma praegu siin ma need Wordi endal kopinud, ma ei näe, kuigi on mul olemas see küsimuse esitaja ka seal kus te registreerisite ja küsimuse esitasite. Ja nüüd ma võtan selle teise poole, et selleks, et ikka tegutsed siin oma, keelepaelad. Selleks, et ma ikka tegutseksin oma eesmärkidega ja annaks alla, oleksin enesekindel, ei võrdleks end teistega. Sa võtadki selle asja, mida sa teed. Minu näide, ma olen juhendaja. Ma olen suurepärane juhendaja. Mul tuleb juhendamine väga hästi välja. Ma saan juhendamisega väga hästi hakkama. Ma naudin juhendajaks olemist. Ma olen maailma tasemel juhendaja. Ja siin ei ole mitte võrdlus, sest et kindlasti on inimesi, kellel on palju rohkem kogemusi ja palju ägedamaid juhendajaid. Aga kui mina ei arva endast hästi, siis mina ei saa aidata neid inimesi, keda mina olen tulnud siia maailma aitama. Ja tead, kui äge on teha kõne inimesega, kes on tundnud ära, et oot, mulle meeldib see Kaid, see stiil, mulle meeldib tema see. Ja te olete minuga kõnesse ja mina saan ka aru, et vau, tema ongi see. Et need asjad on kuskil varem meil juba kokku lepitud omavahel. Aga kui mina peidan ennast ja ei arva endast hästi, siis ma ei saa nende inimesteni jõuda või nemad minuni jõuda. Ehk see peaks olema sisekõne. Mis sest, et sa alles alustad võib-olla. Mis sest, et sa teed mingit muutust. Sul on vaja uskuda, et sa oled selles väga hea. Ja siinkohal ma julgustan, ma arvan, see sobib siia hästi, inimesi, kes on mõelnud hakata mentoriks või coachiks, et sa seda teeksid. Sest kui eks mina tunnen, et ma olen kohati nii edasi liikunud, et inimene, kes alles on jõudnud enesearengusse, ma võin liiga voodoo juttu tema jaoks rääkida. Aga siis, kui ma alles alustasin mentorina, jõudsid väga paljud inimesed, kes ka alles jõudsid enesearengusse minu juurde, sest ma sain neid kõnetada. Et meil on väga alati vaja neid, heas mõttes on ju algajaid ka, et nende juurde saaks ka tulla osad inimesed. Sest et näiteks ma ei kirjuta isiklikult Tony Robbinsile ja ütle, kuule, kuidagi aita mind, sest ma tunnen, mul ei ole talle nii palju pakkuda. Lihtsalt toon sellise näite. Aga mentor, kes on olnud sama kaua, natuke kauem mentor kui mina, siis tema juurde ma nagu pöördun hoopis teise tundega. Ehk siis meil on alati vaja neid erinevaid mentoreid, kes juba on olnud ja kes alles alustab, nii et julgustan teid. Ehk siis see on see sisekõne, et sa ise endast hästi arvaksid. Ja mitte lihtsalt öelda, ma olen enesekindel, vaid ma olen enesekindel selles, mida ma teen. Ehk siis mina ütlen enesekindel juhendajas, enesekindel selles laivis, nendele küsimustele vastamises. Enesekindel fotograafias, ma teen väga häid pilte. Inimestele väga meeldivad muud pildid, ma olen enesekindel selles, et ma oskan valgust sättida, säriaegasi paika panna. Mis iganes raha küsimises, et see, millest sa tahad enesekindlust kasvatada, seda sa endale nagu kordad. Nii, järgmine küsimus. Mõni nipp, et märgata enda juurde, sisse naasta ja kuulatada, mida ma tegelikult vajan. Jah, kõige parem nipp, vaigista kõik enda ümber. Näiteks tee iga kuu vähemalt üks päev selline, kus sa saad olla üksi, võib-olla sa saad oma kaaslase lastega kuskile saata, oled üksi lastega täpselt, kui nad on kaaslase juures. Annad oma lähedastele teada, minuga on kõik hästi, aga ma olen ühe päeva täiesti üksi. Siis sa ei loe raamatut, siis sa ei vaata midagi telekast, sa ei scrolli, paljud ütled, ma tahan omaette aega, ma tahan zone'ida siin, oma kook on see olla, et tegelikult terve on mingi netis. See ei ole omaette aeg. Ehk siis sa oled täiesti ilma mitte millegita. Ja kui õues hakkab pimedaks minema, pane see küünal põlema, ära panegi tuld põlema. Ja istu seal ja sa võid anda endale nagu mõtte ka, et näidaku mulle seda, mida mul on praegu vaja teada. Näidaku mulle praegu, kuidas kuulata oma sisehäält. Suure tõenäosusega, kui sa seda kunagi pole teinud, siis läheb see möll siin peas lahti, sest sa esimest korda kõik ümber vaigistades tegelikult päriselt kuuled, mis su sees on ja toimib. Võta see ka vastu, kui vaja, pane kirja. Miks on hea see päeviku pidamine või mõtete kirja panemine, et saaks enda seest välja. Sest sealt tuleb välja see, mis on see, kuhu sa jõuda tahad, mis see küsimus on, kuidas enda juurde naasta. See on nii lihtne asi. Tee kas või see
internetivaba päev, jälle ütlen ma perele, et ma ei vasta teie internetisõnumitele, aga kui midagi väga on, helistage mulle, mul on telefon ees. Ja siis distsiplineeri ennast, mine videvikus õue kõndima. Ära alusta väga vestlust kellega, ära mine kohvikusse, ära mine kuskile oma energiat laiali, aga hoia see endale. Ja sa saad iseendaga ühenduse. Ja see on üks asi, mida me teeme 20. oktoobri algaval kursusel, sest ma näen, et inimestel on ägedad eesmärgid, ägedad plaanid, ja nad jäävad kuskil toppama, sest mingid asjad sõidavad sisse. Järgmine küsimus. Kuidas ületada hirme? Kuidas ületada hirme? Jällegi kirja visioon, mida sa soovid teha. Kirja plaan ja pidada sellest plaanist kinni. Minu üks moto on, ma kardan, aga teen ikka. Just täna jälle siit Sanuurist koju sõites, siia meie Paali koju, siis tabasin ennast mõttelt, et vau, ma lihtsalt sõidangi rolluga 40 kilomeetrit tunnis, enamusest 32, 35, aga vahepeal suke hea teel, aga vähem liiklust 40-ga. Mina, kes ma 2 aastat tagasi, mõte sellest mul oli, vau, ma ei lähe sinna rollu selga. Kas ma praegu kardan mitte nii väga, kas ma algselt kartsin aga ma teen ikkagi, sest ma olen ennast nii palju õppinud usaldama. Ennast usaldada, maailma usaldada tuleb sellest, et sa pead kinni endale antud lubadustest. Sa hakkad ennast järjest rohkem usaldama ja sa teed plaani, võtta endal keegi appi, kellele kas iga päev raporteerida või midagi. Ja lihtsalt teed. Sest kes on mu kursustel käinud, siis ma olen selgitanud ka, kust see hirm tuleb. Võtame hästi lihtsalt. Teadvus, alateadvus. Tee mu pea pooleks, kui teete sinna teadvus, siin alateadvus. See ei ole nii, aga teeme korra piltlikult, sest me mõtleme piltides. Ja sa mõtled midagi, alateadvuses on tunne selle kohta ja su keha kuidagi käitub, tegutseb ja me oleme harmoonias. Nüüd sul tekivad uued ideed, mis ei ole üldse harmoonias sellega, mis sinu sees on, aga sa nagu nii väga soovid, sa tunned, et sealt tuleb sinu kasv. Ja sa hakkad seda ideed järjest rohkem mõtlema, sa teed sellele plaani, aga su tunded hakkavad vastu panema, sest su alateadvus on tunded, emotsioonid ja sa ei saa seda asja tehtud. Hirm tuleb sisse. Tavaliselt tulebki hirm, kui sa teed midagi suurt ja ägedat, on põnevus ja hirm samaaegselt kehale tegelikult üks ja sama tunne. Aga me oma mõtetega teeme ta hirmsaks, selle asemel teha ta vaimustuda sellest. Ja siis tekibki konflikt, see suur hirm, sest meil on tekkinud uus idee, aga tunded ei ole sellel uuega veel harmoonias ja me ei lähe veel tegudesse. Nüüd ongi vaja aru saada, et meie sisse tekib see konflikt, mis tekitabki seda hirmu. Ja öelda endale, ma näen seda, ma kogen praegu hirmu, mitte mina olen hirm või mul on hirm, et ma kogen praegu hirmu. Ja püüda näha ennast kõrvalt. Mul oli just siin väga äge vestlus sellel teemal, et kui me samastume selle hirmuga ja me samastume selle minapildi ja egoga, mille me oleme endale loonud kunagi, mis enamjaolt on teiste loodud meile, eriti lapsena on ju, siis meil on keeruline, kui me sellega samastume, meil on keeruline muutust teha, sest keegi ei taha ju muutuda, aga kui sa saad aru, et see tegelikult pole päriselt sina, see on mingi pilt, mille sa endast oled loonud, siis ka see hirm ei võta võimust. Ma olen teinud 2 korda langevarjuhüpet just sellepärast, et olla veel täisväärtuslikum mentor. Öeldakse ju, et mentor saab klienti aidata ainult sinnamaani, kus maani tema ise on nagu, kus sügavale, kus maani, millise tasemele tema ise on läinud, kui sügavale enda sisse vaadanud. Ja ma arvan, ma seda nagu päris palju teinud, sest kui ma tegin langevarjuhüppe ja ma ütlesin oma poegadele, kutsusin neid videot vaatama, nad olid sellel hetkel minu vanemate juures, siis mul üks poegadest ütles, et emme, kui sa poleks videot teinud, mina poleks uskunud, et sa tegid langevarjuhüpet, sest nad teadsid, kui väga ma tegelikult pelgan kõrgust. Ja ma sain aru, et ma tegelikult ei pelga mitte kõrgust, vaid ma kardan alla kukkumist. Mulle meeldib, ma lähen võimalikult kõrgel igal pool, sest et hea vaade on seal. Ja ma arvan, et see on üks mu suurimaid hirmude ületamisi, et teha langevarjuhüpe. Sest esimesest hüppest ma ei mäleta, kuidas ma sealt pingilt ukseni sain. Mul oli blackout, sest see oli minu aju jaoks nii
see on nii ebaloogiline, et see ei ole võimalik, et ma 4 kilomeetri kõrguselt lihtsalt hüppan lennukist alla. Ma tegin tandemhüpet ja saad otsida YouTube'is selle video ülesse. Ja siis ma sain aru, kui palju ma loon hirmu enda peas. Ja üks nipp sulle hirmu ületamiseks on see, ära keskendu sellele, et sa ei kardaks, vaid keskendu sooritusele. Esimese langevarjuhüppel ma keskendusin sellele, et ma ei karda, suudan teha ja ainult lõin hirmu juurde. Ja siis aitas mul see, kellega ma koos hüppasin ja ütles, et Kai, keskendu sooritusele. Mis oli sooritus? Pea kuklasse, käed siia, jalad sinna. Kui me lähme alla, lennukist alla, ma ei mäleta, kuidas seal oli, siis pidid käed algul siin olema, siis pea kuklast ära, siis mingil hetkel vist ta koputas, ma enam ei mäleta, aga ma teisel hüppel keskendusin sooritusele, et mida ma siis teen. Siis ma tegin ka õigesti, sest esimesel hüppel ma sehkendasin seal kätega ja sellel tüübil taga oli päris tegu, et seal mind paigal hoida. Aga keskendu sooritusel, see ei tähenda, et sa siis üldse ei karda, aga sul on fookus sooritusel. Sest see, millele sa pöörad tähelepanu, kus on su fookus, see kasvab. Loodan, et see nipp natukene aitas. Nii, sooviks teada personaalmentorluse hinda ja üleüldse, kas selleks on võimalust lähima aasta jooksul. Alustan teiselt poolt, sellelt on lähima aasta jooksul võimalust ja ma olengi oktoobri lõpus panemas postitust ülesse, saatmas e-maile, et ma võtan sel aastal veel 2 inimest, kellel ma aitan aasta lõppu teha hoopis teistsuguseks. Teen hea mentorluse hinna 800 € kuus pluss käibemaks. Kohtume iga nädal, teeme iga esmaspäeval ka korraks sellise kõne, et kuule, mis sellel nädalal ees ootab. Olen sulle alati ühe sõnumi kaugusel ja annan sulle konkreetseid harjutusi, et sul on fookus paigas, eesmärk paigas, lähed liikuma, vaatame üle ka, kui takistused tulevad, kuidas neist läbi minna ja teeme koostööd november-detsember, vajadusel seal ka jaanuar. Vaatame, oleneb inimesest ja kuidas kohtumised on. Nii et kirjuta mulle ja sa oled väga oodatud. Mul on praegu ainult 1 inimene üks ühele mentorluses, nii et on mul aega sinuga koostööd teha. Tahan teada, kuidas sa seda teed. Aitäh selle küsimuse eest. Tundub nagu siin selline hea energia, et pigem nagu inspireeriv on, et kuidas ma seda teen. Ehk siis kirjuta mulle, teeme kõne ja kui sa soovid, siis ma saan aidata sul ka nii teha. Aga sinu enda moodi, sest minu mentorlus lähtub sinust, mis on sinu mustrid ja mis peab tulema sinna see sinu mantra, sinu tegevused, et sa saaksid sellest oma programmist, oma luubist välja. Ja ma arvan, see oli ka üks nendest küsimustest, mille põhjal ma otsustasin, et ma teen need küsimused-vastused ja ma lõin selle kursuse, mis algab 20. oktoobril, kus ma siis räägin, kuidas ma seda teen. Ma saan jagada, ma tunnen, et minu südametunnistus on seal, et ma jagan ainult seda, mida ma ise olen teinud. Nii et kes tahab saada kiirelt miljonäriks, siis mul ei ole retsepti selle kohta, sest mina seda ise ei ole teinud ja ma tean ka miks, sest mu fookus on läinud teise kohta. Aga kui sinu fookus on sellel näiteks, siis ma tean, kuidas su mõistus töötab ja ma saan aidata sind sellega. Nii. Hästi hea küsimus. Kuidas peale pikka tööpausi endas leida taas tegutsemistahe ja kirg elu vastu? Jällegi võtad kirjutusvahendi. Hästi konkreetne küsimus, annan hästi konkreetse vastuse ja kirjuta üles, kus sa tahad ennast näha 5 aasta pärast. Võib-olla sa saad veel panna pikema visiooni, 20 aastat, mida sa elus tahad kogeda, kuhu sa tahad välja jõuda ja alusta sellest. Ja täiega tulema kursusele. Väga palju saadsid sellest toetada. Ja kui sa paned visiooni kirja, mis valmistab sulle rõõmu, mis on sinu kirg ja sa saad selle sealt üles leida ja tee mingi väike muutus oma igapäevaelus. Vähem scrollimist, ära vaata näiteks telekat, mine tee mingit trenni, mine kuskile sündmusele, suhtle inimestega. Järgmine küsimus. Soovin alustada ettevõtlusega, aga ma ei tea, kuidas ikkagi pihta hakata. Kardan, et olen kõigest maha jäänud, mul ei ole midagi pakkuda teistele. Alustuseks mul on pakkuda teistele. Ma alustan ettevõtlusega täpselt õigel ajal.
jällegi tähelepanu kartusel, siis seda sa saad. Ja ma olen väga hea ettevõtluse alustamisel. Lihtsalt hakka pihta. Otsusta, mida sa müüd, mis teenust sa pakud ja hakka lihtsalt seda tegema. Kutsu endale keegi appi, tegelege koos, kuulu kuskile gruppi, kuula teisi, kes on teinud, aga alusta, sest siis sa õpid kõige kiiremini. Ja kauem sa ootad, seda rohkem hirme sulle koguneb. Ehk iga kord, kui ma läksin jääaugu juurde, siis ma enam ei otsustanud, kas ma lähen sinna jääaugu. Ei, see otsus oli tehtud juba eelmine päev, see otsus on tehtud juba varem. Ma otsustan iga päev muidugi, kui ma lähen jääaugu, et täna ma ikkagi lähen. Aga sinna jõudes ma enam ei otsusta. Loo endale urgency, loo endale nagu hädaolukord ei ole nii õige sõna, aga ära tee plaani B-d. Kui sul on plaan B, siis täitub see. Sul on ainult plaan A. Mina alustasin ettevõtlusega, siis ma olin kodust välja kolimas ja mul sai olla ainult plaan A, et maksta üür, et kui lapsed on minu juures, maksta toit nende eest, hoolitseda, mis iganes on ju vaja oli, milleks meil raha on ju vaja on. Ja ma otsustasin, et mul on ainult plaan A, mul ei ole plaan B-d. Ja siis ma teen kõik selleks, et see täituks ja nii alustadki ettevõtlusega. Lõpeta see õppimine ja hakka pihta, sest nii sa õpid kõige paremini. Vahepeal kursori, muidu ma ei näe, kus maailma ei. Järgmine küsimus, millise mõtteviisi muutmine aitas sul suurima arenguhüppe teha? Mul siis. Neid on nii palju, aga üks esimesi oli, ma arvan, et jah, see on ka minul võimalik. Ja ikkagi ise jah, et see on ka minul võimalik, aga et ma hakkasin iseendast hästi arvama. Ja ma ei räägi sellest, et ma läksin egoistlikuks, näe püsti, ma olen kõige parem, ei, vaid kuidas täitusid aeroobikasaalid. Mul veebruar 2019, ma mäletan, stuudioomane küsis ka, mis toimub. 35 inimest oli trennis, ei mahu rohkem, meil ei olnud kange rohkem, et teha pambitrenni, meil ei olnud stepilaudasi rohkem. Ma tegin vahel ise ilma stepilauata tühja kangita, sest ei olnud nagu raskusi. Sest ma otsustasin, et ma olen hea aeroobikatreener. Ma otsustasin, minu trennid on väga head. Varem ma kahtlesin ikka endas. Vähe inimesi tuli ja siis see kahtlus ju süvenes. Lihtsalt tegin otsuse, et see, mida ma teen, ma olen selles väga hea. Ja ei juhtunud see, et ma siis läksin mugavustsooni või nina püsti. Siis ma vastupidi tahtsin ennast arendada ja päriselt ollagi see hea. See on, ma arvan, üks suurim muutus, sest siis tõusis ka mu sagedus ja see, mida sa soovid, on seal järgmisel sagedusel, eks. Natuke energia ütles ja vahele. Iseendast tuleb uskuda, iseendast päriselt arvata seda, mida sa tegelikult teed ja kus suunas sa liigud. Järgmine küsimus, kuidas teha kohe ära asjad, mis vajavad tegemist ning mitte lükata kogu aeg edasi. Üks hästi hea nipp ja seda nimetas minu õpetaja Bob Proctor $25,000 ideeks, sest et üks tema tuttav sai selle mõtte kelleltki ja pärast maksis see, kes talle selle mõtte andis $25,000. Ehk mõte on järgmine. Võib-olla on sinu jaoks mõte €1,000,000 mõte see. Siis sa paned eelneval õhtul kirja 4-6 asja, et sa siin ütled ka on ju, et mida on vaja kohe ära teha ja paned nad kirja ja siis nummerdad prioriteedi järjekorras. Näiteks soovin 2 teksti kodulehele, soovin pildid valida ära kodulehele, soovin kirjutada selle artikli, soovin teha valmis järgmise nädala postitused ja näiteks ühe video. Ja sa paned prioriteedi järjekorda, et see on number 1, see number 2, see number 3, number 4, number 5. Ja kui järgmine päev on käes, siis sa hakkad tegema number 1 asja. Ja sa ei lõpeta ennem, kui sul on see tekst valmis kirjutatud. Näiteks su kodulehe tegija ootab, et kuule, ma ootan sul pilte ja neid 2 tekste. Ja sa ennem ei lõpeta, kui sa teed need 2 teksti ära, siis teed võib-olla väikse pausi, siis sa valid selle pildi ja sa saad, et täitsa lõpp, mul on tegelikult juba 4 tundi läinud. Ja otsustad teha lõunasöögi, käia jalutamas ja teha näiteks 3. asi ka, aga see 2 viimast ei saanud enam, siis juba lapsed koju, trennid, mingid asjad, pole sellest midagi, aga sul see 3 asja tehtud.
järgmiseks päevaks teed sama. Ma nüüd läksin võib-olla natuke liiga detaili, aga idee on see, et mitte sa lihtsalt ei kirjuta kodulehekülg, vaid sa kirjutad konkreetse asja, mis see tegevus on. Ja sa ei lähe ennem järgmise tegevuse juurde, kui see on tehtud. Tohutu edutunne tekib, et sul sai üks asi valmis. Mega edutunne. Ja siin on vaja lihtsalt ennast distsiplineerida, et seda teha, eks. Kuidas alustada uut äri, kui ei ole teada, kas see üldse õnnestub ja sissetulekut tuleb loobudes oma vanast töökohast. Kõigepealt kasvata usku. Sina otsustad, kas see toob sissetuleku. Sina otsustad, kas see õnnestub. Sest kui sul on juba mõtteviis ja sinu sees asub teadlikkus, et äkki see ei õnnestu, siis ära hakka tegema üldse. Sest et siis sa kogu ootad, et nüüd juhtub, et ei õnnestuks. Ja samal ajal loobudes vanast töökohast, siis mida mina soovitan ja mis ma olen näinud mu klientide puhul toimib, on see, et tihti, kes käib palju palgatööl, siis on keeruline oma ettevõtlusega alustada, sest et ma olen ju palgatööl, siis ma pean veel ettevõtlust tegema, ma lähen hulluks, ma põlen läbi. See võibki juhtuda. Pane endal kuupäev. Näiteks täna on meil 13. oktoober ja otsusta, et sa viid lahkumisavalduse lauale jaanuaris. Nüüd on sul oktooberi pool, november, detsember, et sa käid nii tööl, kui teed oma ettevõtlust, aga sa tead, et sa ei tööta ennast hulluks, sest siis sa viid avalduse lauale, sa tuled ära sealt palgatöölt. Ja ma räägin seda ainult siis, kui sa oled teinud otsuse, et sa seda tahad teha, mitte ma ei sunni sind tegema, et see on ainuke viis ei. Aga lähtudes on ju küsimusest. Siis on su meelel lihtsam, et mul on seal mingi deadline, mul on seal mingi aeg pandud paika, et sinna ajani ma võtan ennast kokku. Ma käin seal palgatöön, teen seda hästi ja ma teen ka oma ettevõtlust kõrvalt. Ja siis mul on see kuupäev, millal ma töölt ära tulen. Ja sa võtad ennast kokku ja sa teed seda ja täies usus, et see õnnestub. Ja see ongi see koht, iga päev kirjutad ülesse. Kõike, mida ma teen, õnnestub. Kui midagi kohe ei õnnestu, siis ma õpin sellest ja liigun edasi. Mu ettevõtte käive on see summa, mu klientide arv on see summa, mul nende toodete müük läheb nii hästi. Kõik sinu otsustada ja seda tuleb otsustada iga päev kirja panna. Nii et see on üks viis, kuidas seda teha. Kuidas hommikul kohe viia end positiivsete mõtete lainele ja hakkaks tegutsema. Nüüd üks asi, kui mina hommikul ärkan, siis ma hästi tihti ütlen sealt aitäh. Ma olen teinud ka plaani, mis ma hommikul teen ja ma lihtsalt hoian sellest plaanist kinni. Ma kirjutan tänulikkust, ma teen praegu on mul emaka hoolevõimlemine, ma annan loomadele toidu, ma pesen jääga nägu, lihtsalt toon oma praeguse rutiini ja viin lapse kooli, käin trennis ära ja siis ma tean, et ma tulen koju ja siis mul ongi see 4-6 asja, hakkan neid tegema. Aga selle tegemine tulema kohast, kus sina soovid, mitte et ma pean tegema. Ma praegu teen neid fastse venitusi avalikult. Ja täna oli 7. päev, ma päriselt mõtlesin, kus ma nagu. Siis ma oota Kai, see on sinu koht, sul on sellest läbi minna, ma teen seda enda pärast. Ma arvasin, et ma mingi hetk ei tule nagu laivi neid tegema praegu, ma olen kogu olnud internetis, ma tulen on ju. See on lihtsalt mingi minu distsiplineerimiseks, et ma otsustasin nii teha. Sest ma tahan näha, mis see teeb mu kehale, et teha 30 päeva järjest. Ja kui ma olen nagu lubanud, siis ma teen. Ehk need asjad ei tohiks olla sellised, et ma pean, aga seal taga, kui sul on kirg seal taga, et mis on siis see tulemus, et sa alustad hommikut positiivselt ja mis on see tulemus, et sa tegutsed, seda hoiad silme ees. Mul on mingi probleem hommikul ärgata 6.30, vahel 6.40, teha neid oma asju, sest et ma tean, et siis on mul päeval hea. Ma tean, et kui mu pojad kunagi abielluvad ja nende lapsed kunagi abielluvad, ma saan sinna pulma ka minna ja tantsida. Ma olen see silme ees, ma näen seda. Aga ma olen siin kohal. Aga mul ei tule pähe mingid mõtted, täna me viitsi teha. No vahel tulevad pähe, aga ma pööran neile tähelepanu. Pole vaja. Nii, nüüd on üks hea küsimus. Kui on olnud verbaalne rünnak, kuidas sellest raskest tundest välja tulla? Andestad ja andestad. See, kui sa
pahameelt, mis tekitab raske tunde, number 1, mis tekitab raske tunde. Kui verbaalne rünnak, kui sellel inimesel oli õigus, siis võtan omaks, võtan vastu, teen, muudan. Kui tal ei olnud õigus, siis nii kui sa talle midagi vastu ütled, siis sa kohe näitad, et tal nagu oli õigus. See on tema teadlikkus, kui tema verbaalselt ründab. Sina otsustad, kuidas sina tunned. Võib-olla on sul vaja natuke ka energiat puhastada või midagi, aga sina otsustad, kuidas sina tunned, kui keegi sulle midagi ütleb. Ja palun ära suhtle selliste inimestega rohkem. Andes ta endale, andes ta temale, vii oma tähelepanu mujale. Ja siin tuleb alateadvuse mustrid üle vaadata, sest kui seda juhtub liiga tihti, siis miks oled sa selle enda ellu loonud? Kui pidevalt süüdistatakse sind milleski, siis kas ei või olla see, et sa alateadlikult ka arvad, et nii on, ilma et sa märkad. Näiteks, kui mina alustasin oma mentori tööd, siis mul ikkagi päris palju tuli see, et Kai, sa oled kuskil sinistes või kuskil illusioonis, tegelikult terve elu on meil illusioon. Kai, sa räägid midagi, inimesed seda ei saa teha. Ma tuli väga palju seda. Täna ei tule enam üldse. Ja ma tean, miks see tuli, sest et ma ise kahtlesin endas. Ja kõik, mida inimesed sulle räägivad, tulevad ütlema, nad peegeldavad sulle sinu alateadvust. Asja, mida sina ise ei näe. Et kui see on verbaalne rünnak, ma räägin, kui ta kordub, kui ta on nagu ühekordne, siis on let's go, läksin minema. Huvitavad hääled on meil siin. Ma tahan sõhmusin kohe. Siis kui see pidevalt kordub, siis tasub nagu üle vaadata, küsida, mis sind seal häirib, jätta korra see inimene kõrvale, mis tunne see sinus tekitas. Kas see alaandas sind, sest see on sinu tunne. Ja see võib olla mingi muster, et isegi kui sa elimineerid need inimesed enda elus, see tuleb kuskil teisest kohast, sina oled see, kes seda tunnet tunneb. Ma nüüd saan aru, mis on üks putukas vastu akent lendab. See on mingid hästi kõvakestega putukad. Me kutsume neid kunagi enesetapete putukateks, nad olid nagu vastu seina või akent ja siis läksid maha ja hommikul vaatasime, et sipelgad vedasid neid sealt kestasest tühjaks. Ma ei tea, mis putukad need olid, aga ma suke tunnetan siin toas, pärast lasen tõue. Järgmine küsimus. Nõuandeid, et alati ei pea olema parim. Parim, kas see tuleb siis sellest, et võrreldes teistega või? Ei saagi olla ju. Sa oled unikaalne. Hakka nägema oma unikaalsust. Hakka kasvatama usku iseendasse. Ainuke, kellega sa võistled, oled sina ise, mitte keegi teine. Sest see ei ole võimalik. Isegi kaksikuid vaadake, nad on põhimõtteliselt ühes ema-üsas olnud, ühel ajal sündinud. Võib-olla identsed kaksikud. Nad on täiesti erinevad. Täiesti erinevad. Mul on 3 poega, totaalselt erinevad. Välimuselt erinevad. Juuksed, silmavärv, kehaehitus, erinev soov, mida siin elus korda saata. Hakka nägema oma unikaalsust. Sa aru, et sina oled oma elu kangelane. Kõik, mis sa teed, see on nagu äge, et sa seda teed. Kasvata seda, et sa näed, et sa oled unikaalne. Keegi teine pole nagu sina. Järgmine küsimus. Elu on pidevas liikumises. Kuidas mitte sattuda masendusse, kui on see aeg, kus kõik ei tundu hästi, aega vähe ja tegemata asju palju, kergem on loobuda ja kulgeda. Hästi äge oleks, kui ei satuks sellisesse kohta, eks. Märka, millal sa satud sellisesse kohta. Kus on see, et ma mäletan, ma oma esimese assistendiga kunagi rääkisin sellest, et vaatame, et kalender on nii üle kuhjatud, okei, tõmban vähemaks. Ja siis on järsku palju aega ja jälle tõmban kalendriga, käis sükeste lainetustena. Täna mul enam seda pole, ma arvan, et tal ka ei ole. Ja märka, kus sa sellesse mustrisse laskud. Aga kui sa nüüd küsid, et kuidas mitte sattuda masendusse, esiteks tuleb järgult seda mustrit muuta ja mõtle, et võib-olla sa oled ka harjunud juba sattuma sellesse masendusse. Minu kõige värskem märkamine on nüüd pühapäevast, et ma loon endale ise mingit kannatust, et pühapäeval ongi see, et ma tõmban mingi draama ülesse.
kui sa satud sellisesse masendusse, anna endale 15 mintse ja kui on juba kauem, siis tuleb öelda lihtsalt stopp, nagu lihtsalt ennast välja sealt tirida. See pole mingit pointi, sest see, mida sa tunned ja mõtled, sa lood muudkui juurde. Aga püüa märgata, mis sind viib sinna masendusse ja ikkagi see asja üles kirjutamine aitab. See aitab. Võib-olla sa oled kuhjanud liiga palju asju endale. Võib-olla on vaja ka minna teraapiasse vaadata, kelle pärast sa kõike seda teed, miks sul on neid asju nii palju. Pole vaja üle kuhjata ennast asjadega. Võib-olla läksin liiga nüüd siia parandusse, aga kuidagi mulle tundus, et kõigepealt tuleks vaadata, et miks sa sinna üldse satud. Ja kui oledki sattunud, siis ega see jutt praegu nagu ei aita, aga pane kirja ja vaata, kui mingid asjad on tehtud, milline elu siis on, kuidas sa tegelikult nagu soovid elada, ikkagi see visiooni kirjapanek tohutult palju aitab. Järgmine küsimus, kui elu millegipärast järjepidevalt sulle kaikaid loobib, siis kuidas hoida ikka suu naerul ja meel positiivne? Püüa jälle näha, mis kaikaid ta siis loobib. Tuleb alateadvusesse ära muuta. Tulema kursusele, vaatame selle üle või kirjuta mulle, teeme nagu kõne. Sest see lihtsalt siis sina saad selle ära muuta, mitte see, kes see loobib ja mida loobib. Kui sina teed enda sees muutuse, hakkad uskuma, et sa oled ka väärt ilma, et see kannatus tuleb, mis tuleb kaigaste loopimisest kodaratesse. Ja ikkagi jällegi aitab see, et võta see korra vastu, mis sulle see loobitakse, vaata, mis tunne sul seal siis on, kui kaua nagu see veel on kordunud. Jällegi, kui see on ühekordne, siis kuigi mul tundub selle küsimuse juures, et see ei ole ühekordne, et see on mingi korduv muster. Tuleb kirjutada üles, kuidas sa soovid teistmoodi ja milline sina oled siis, kui enam ei loobita kaikaid korrasse, mida sa siis teed. Järgmine küsimus ongi, et kuidas muuta mõttemustreid. Kõigepealt panna kirja, millised su mõttemustrid on, siis need muuta ära ja hakata teisiti mõtlema, mis loob teised tunded ja siis tuleb kõige tähtsam asi, et sa ka tegutsed teisiti. Mõte lihtsalt üksi ei loo muutust. Sul peab siis olema ka julgus teisiti teha. Ma võin koguda ju neid küsimusi siia, ma võin öelda, et ma teen küsimusi ja vastuseid, aga kui ma siia teile seda rääkima ei tule, ei saa teistsugust kogemust, siis ei ole muutus toimunud. Läbi kordamise käib mustrite muutmine. 7 nippi, kuidas edukalt manifesteerida. Kirjuta iga päev see, mida sa soovid. See, kuhu läheb sinu tähelepanu, seda sa enda ellu lood. Loo see tunne, visualiseeri ja et su mõtted on hõivatud ainult sellega, kuhu suunas sa liigud. Loo ennast, vaata, kes oled sina, kes on selle loonud, mida sa manifesteerida soovid. Sa manifesteerid iga päev, see on fakt. Me ei saakski muidu elada. Kas sa kasutad oma kujutlusvõimet selleks, mida sa soovid või selleks, mis tuleb sealt minevikust ja mis on sul siin silme ees? Kujutlusvõimest me räägime palju 20. oktoobril algaval kursusel. 6 küsimust veel. Olen 10 aastat olnud kodune ema ja 3 väikse lapse kõrvalt olen ise end täiesti ära kaotanud. Kuidas end taas üles leida? Kiidan sind. Sul on 3 last. Või sa arutavad silma. Mina olin 6 aastat kodune ema. Ma tegin muidugi kogu midagi. Ma müüsin tupperwared, ma tegin treeneri paberid ja nii edasi. Aga kõigepealt kiida ennast. See ei ole kuskile ära kaotanud. See lihtsalt ei näe ennast veel sellise eneseteostusena. Märka, kui vägevaid asju sa oled teinud seal kodus, mida sa oled lastele loonud. Hakka seda nägema, sest see jällegi, kuhu läheb su tähelepanu, see kasvab. Et sa oled tänulik selle võimaluse eest, tänulik oma lastele, oma kodule, oma kaaslasele. Ja siis sa hakkad järjest küsima ennast, mis sulle rõõmu valmistab. Elu näitab mulle, mis on nüüd see järgmine samm. Kui saad tulema kursusele, lähme sealt koos edasi. Nii äge oleks. Kuidas liigsest enesekriitikast lahti saada? Pane kirja see, mille suhtes sa oled enda juures kriitiline. Toome näite. Ma arvan, et ma puterdan palju, ei räägi selgelt. Ma arvan, et mul on korralagedus. Ma arvan, et võtame näiteks selle, et ma nagu tahan kõik asju nii täiuslikult teha ja no ma ei saa teha, sest see pole ikka veel piisavalt hea ja ta. Nüüd jällegi tõmba joon sinna
ükskõik kus poole paberile ja kirjuta teistpidiseks. Ma tean praegu piisavalt palju, et ma saan edasi liikuda. Ma olen piisavalt enesekindel. Mis iganes vastand on ja too endale 3 tõestust, et see on nii. Sest tegelikult see ju on nii. Ja hakka seda nägema. On see enese sabotaaž, eks. Õpi ise ennast tundma, ole enda juures tänulik, lihtsalt asu teele ja hakka ennast armastama. Näe, kui imeline ja ainulaadne sa oled. Siis on, ma täpselt ei saa aru, mis siin on kirjas, aga viimane lause on, ei oskagi ennast armastada. Ikka oskad. Mine seisa peegli ette ja vaata, kui äge sa oled. Et sa üldse saad siin kogeda. Ja võta minevikust mingeid asju, mille üle sa oled endale suhka, mida sa oled teinud. Meil kõigil neid on. Võib-olla sa oled üks nendest, kellel on neid vaja pidevalt kirja panna ja näha. Ja samm-sammult. Ja Katre Kulbakil algab, see on nüüd ainult naistele mõeldud enesearmastuse kursus, samuti nagu minu kursus alustab temal 20. oktoobril. Ma lähen taas sinna rääkima. Mina pildist siis, et kuidas see meie elu mõjutab ja mis mood seda muuta. Siis Katrel on seal hästi palju harjutusi. Enesearmastus, üks asi on ju nagu väline. Mind on alati aidanud see, et ma lähen trenni tegema, ennast liigutan ja väliselt teen midagi, aga seismine tunne, et ma päriselt hoolin endast, pean endale antud lubadustest kinni. Nii, 3 küsimust veel. Kuidas saavutada kokkuleppeid rahumeelselt, nii et mõlemad osapooled saavad kasumit? Tuleb vaielda asjad selgeks. Ma mäletan, kui me hakkasin maja ehitama laste isaga. Põhimõtteliselt vaidlesime selgeks, kus on vannituba, kui palju vannitubasid, milline on köök. Sest me kumbki ei saaks kolida majja, kus me oleme teinud nagu kompromissi, et okei, sulle meeldib, mulle nii väga, aga teeme kompromissi. Ja see ongi selline suhtlemine, õpime suhtlema ja vaidlemine ei pea tähendama, et ma kuidagi õiendan ja kamandan ja räuskan seal, et ma saan väljendada enda soove ja teine väljendab enda soove ja siis õpi kuulama, sest suure tõenäosusega te tahate tegelikult sama asja. Aga üks räägib lihtsalt aiast, teine aia august, üks näeb, näiteks teie näete mul seda seina, mina näen tervet oma elutuba ja kööki on ju. Me võimegi siin vaidlema jääda. Üks näeb number 9, teine number 6. Et mis siis, kui üks räägib oma soovid, teine kuulab, peegeldab tagasi, kuidas ta aru sai, siis räägib teine ja siis on näha, milline see kasu seal kummalegi on. Asjad saab selgeks rääkida, tuleb öelda, suu lahti teha, kommunikeerida, see on uskumatu äge rikkus, mis meie sees on, kui vähe me seda kasutame. Kuidas, võtame 2 viimast küsimust, kuidas peletada ärevust? Mis tast ikka peletada? Võta see ärevus vastu, vaata, mida ta on tulnud sulle ütlema. Mida see ärevus sulle ütleb? Ärevus ja põnevus on keha tundmise koha pealt suht sama. Miks sa tunned ärevust? Mida sa kardad? Kus on su hirm? Vaata sinna sisse. Ära peleta teda ära. Ütle, ma näen sind. Ma tunnen ärevust selle asja pärast. Siis sa saad hakata seda lahti arutama. Kui see ärevus on väga-väga suur, on hea, kui keegi sind aitaks. Ja viimane küsimus. Kuidas saada ka baalile? Osta lennupilet. Ma sain just teada, et inimesed, kelle ma sain baalil tuttavaks, nad ostsid juba septembris lennupilet, nad ostsid jaanuaris lennupileti septembrisse ja maksis 600 € edasi tagasi. Mis on peaaegu poole vähem, kui mina ostsin 2 kuud enne, et tulla. Nii et mida varem ostad, seda soodsam hind ja nii lihtsalt saabki baalile. Ja kui soovid, siis kirjuta mulle. Ma ei aita mitte lennupiletitega, aga näiteks mul on siin koht, kus saab tulla ööbida. Ma olen Ubudi ja Canggu vahepeal. Ubudisse natuke lühema kui Canguusse. Ma saan aidata võib-olla natukene mingite muude asjadega. Tuleb osta lennupilet ja nii saabki kohale tulla. Aitäh teile küsimuste eest. Kõik 51 küsimust nüüd on 2 tunni jooksul. Natuke pikemalt on ju vastatud, kuigi ma algul rääkisin oma juttu ka. Tundsin, et see oli justkui oluline. Ja vaatan nüüd korra, kas keegi on siia midagi veel. Aha, siia on tulnud üks küsimus, kohe vaatan seda. Kuidas toetada ennast, kui on väga palju teha ja iga minut tundub raiskamisena? Number 1 lause, mul on aega teha kõike, mis on vaja.
ja ikkagi teha see süsteem, see 4-6 asja kirja, mis ma ütlesin, ma loodan, et sa, Katariina, kuulsid seda, et loo endale süsteem ja tuleb ka puhata, see ei ole raiskamine, see on sinu meel, mis seda siis räägib, kui siin mingi selline koht on selles küsimuses ja jõuab kõik õigeks ajaks tehtud. Ja mis seal teha, märka, kui palju oled internetis. Mäletan, kui ma tulin pimeruumist, otsustasin, et ma terve 6 aega ei ole sotsiaalmeedias, siis kus kõik asjad said tehtud. Uskumatu. Aga lause. Ma saavad kõik asjad tehtud, mul on kõikide asjade jaoks aega, sest meil tegelikult on aega, kõigile 24 tundi. Rohkem siin küsimusi pole. Ja mina ikkagi kutsun sind oma kursusele, mis algab 20. oktoobril, sinna mahub veel 5 inimest. Kirjuta mulle, kui sa soovid täpsemalt teada saada, kui sa kuuled seda laivi, siis ma saan sulle teha veel -15% soodust. Vaata minu kodulehel, ma panen kohe siia selle lingi ka. Tõeline mina loob tõelise rikkuse. See tähendab seda, et kui sina saad päriselt kontakti iseendaga, kes sa oled, siis saad sa kontakti sellega, mida sa oled siia tulnud tegema. Ja mis iganes see rikkus sinu jaoks siis on, millise unistuse täitumine või millise elu elamine, rahu saamine, tervem olemine, õnnelikum olemine. Ma saan näidata, kuidas seda teha. On tegelikult väga lihtne. Sul tuleb lihtsalt muuta arvamust iseendast ja seda me saame teha läbi erinevate praktikate, seda me saame teha läbi enda kujutlusvõime arendamise, intuitsiooni, keskendumisvõime parandamise, vaatenurga nägemise, kuidas muuta vaatenurka, kuidas kasutada oma mõistust. Ja nagu ma olen öelnud, siis ma ise kogen, kui ma olen saanud suuremaid rahasummasid, täitnud oma unistusi, siis mu närvisüsteem ei ole vastu pidanud. Ja nüüd ma tean, kuidas seda toetada ja ma soovin sulle ka seda näidata, kuidas seda teha. Ja mul tuleb seda kursusele rääkima üks hästi tore inimene, kes on mind Sibaalil toetanud ja teeme teiega praktikaid seal koos ja teeme ka hästi konkreetseid asju, et sa liigud edasi. Ehk see, mida sa juba tead, et sa soovid teha, kuhu suunas liikuda, ma näitan sulle, kuidas see lõpuks ära teha. Jah, ma tean, et 9 nädalat ei ole see aeg, et mingi mega suur muutus luua, aga see on piisavalt suur aeg, et siin aasta lõpus see energia on nii mõnus selle jaoks. Praegu on nii muutusi soosiv energia, et see kursus tuleb lihtsalt nagu nii äge. Ja ma luban, et ma toetan sind pärast kursust ka. Me teeme ühe kõne novembri alguse poole. Üks ühele kõne, muidu on see grupimentorlus ja siis teeme, kes seal tahab enne jõule võib-olla teha kõne või siis jaanuaris. Et kellel, kuidas see jõuluaeg on, et see aasta lõpp saaks tulla nagu väga äge. Et oled kursusele väga oodatud. Kui sa soovid seda soodushinda -15% kirjuta mulle, teen sulle selle sooduse. Ja kui sa tunned, et soovid mind rohkem toetada, siis on sulle sooduskood MAAGIA10, mis annab sulle 10% soodust. Sest mõned inimesed on ikka öelnud, et Kai, ma soovin sind toetada, aga sa võid kodulehelt ka täishinnaga selle kursuse endal soetada. Ma soovin sulle ilusat esmaspäeva, ilusat õhtut, hommikut, lõunat, millal iganes sina seda kuulad järgi. Ja see video on siin üleval kuu aega ehk 12. novembrini, siis Facebook kustutab need laivid ära. Ja ma soovin sulle otsuse tegemist, et sa näeksid, kui unikaalne sa oled, et sa päriselt seda arvaksid ja päriselt seda ka tunneksid. Sest tunne muudab sinu sagedust ja siis sellega saab tegelikult painutada oma reaalsust. Kõike ilusat sulle. Armastan sind palju-palju. Tšau, tšau.